kuna oligi mõnda aega natukene kehvemini läinud ja nüüd, kui ma sain lõpuks jälle medali, siis sa ise tead, kui palju sa oled läbi või mis teekonna sa oled läbi käinud, et lõpuks tagasi tippu jõuda. Ikkagi on nagu hea näha, kui terve staadion on täis ja kui üle hüppad, siis plaksutatakse, et see nagu ikkagi annab midagi juurde. Ja siis kõik olid mingi, et kas on korras kõik või? Ma olin mingi, jaa. Tema ja kõik sõbrad hakkasid naerma selle peale. Ma olin mingi, et okei, et miks ta nagu naerab. Ja kui ma midagi vihkan maailmas, siis on liivatrennid. Sest need on lihtsalt nii rasked minu jaoks ja ma mäletan, mul oli nii raske ja ma iga kord mõtlesin, et ma ei taha lihtsalt sinna trenni minna, sest ma jälle lihtsalt suren seal ära. Tere tulemast kuulama meie uut podcasti Tippudelt tulevikule. Tegemist on podcastiga, kus meile tulevad külla oma ala spetsialistid, kellelt on väga palju õppida ja huvitavaid nõuandeid kõrva taha panna. Suur aitäh ka Vilbelile, kes on sisustanud meie stuudio. Vilbeli poe lingi leiate videokirjeldusest. Põnevat kuulamist! Tere, oleme siin kõrgushüppaja Karmen Pruusiga. Tere! Tere, Karmen! Tere! Võib-olla alguseks teeksime sellise soojendava mängu, et me küsime sult 10 sükest kiiret küsimust ja sa vastad võimalikult lühidalt või niimoodi kiired vastused. Kas sa pigem treeniksid vihmas või kuuma päikese käes? Vihmas. Raamatud või filmid? Raamatud. Kas sa pigem oled hommiku või ööinimene? Öö. Muusika või podcast? Muusika. Kas sa pigem vaataksid filme kodus või kinos? Kinos. Kas sa pigem helistaksid või saadaksid sõnumi? Sõnumi saatmine kindlalt. Aga kas sa pigem rändaksid ajast tagasi või edasi? Tagasi. Aga kas sa läheks pigem kinos vaatama komöödiat või jõudukaid? Komöödiat. Mis on sinu unistuste reisisihtkoht? Uus-Meremaa. Aga kas sa pigem treeniksid üksi või grupiga? Grupiga. Soundstripe. Kas sa mäletad, kust üldse sai alguse sinu nagu kõrgushüppe selline teekond või kas sa mäletad oma esimest kõrgushüppe sellist, mäletad esimest kõrgushüpet? Ma arvan küll, see oli, ma ei tea, kui vana ma küll olin, aga ma mäletan, et ma ei ole täiesti kindel tegelikult, kas see oli esimene hüppetrenn, aga see oli üks esimestest, et me tegime karjapoissi ja ma vist polnud kunagi hüppanud, kuigi see oli esimene. Ja ma mäletan, et see oli nagu täitsa tore kuidagi võrreldes teiste aladega ja pikaba jooksuga, et mulle nagu täitsa meeldis see ja kuidagi põrkasin ka hästi. Aga mis nagu üldse nagu kõrgushüppes trennis nagu selline kõige nii-öelda siis nagu raskem osa või selline? Minu arvast nagu trenni tegemine otseselt ei olegi raske. Kõige raskem on võib-olla just see vaimne pool, et võib-olla mingitel suurtel võistlustel kuidagi selle survega toime tulla või jah, et trenni tegemine minu arust kõige lihtsam, sa lihtsalt lähed kohale, teed enda asjad ära, aga just kuidagi kõige muuga väljaspool trenni hakkama saada, see on nagu kõige raskem. Aga kuidas siis sa tavaliselt nagu saad sellise surve, sellise pingega hakkama? No tavaliselt ma kuidagi proovin ennast rahustada või näiteks mingeid hingamisharjutusi olen teinud. Võib-olla kuidagi mõelnud, et ma ei võistle kellegi teise jaoks, vaid ma võistlen just enda jaoks. Et vahet võib olegi nagu päris oluline, et mis see tulemus on peas, et mina tean, et ma andsin endast kõiki, et ma nautisin seda võistlemist. Aga ma olen ka nagu vaadanud, et mõned sportlased näiteks võistluse ajal kirjutavad mingit märkmikusse endale midagi või kas sa oled ka seda proovinud või jah? Ma olen seda teinud, aga pigem, mida ma näiteks tegin sellel aastal Liimas, oli see, et ma kirjutasin õhtu enne võistlust, kirjutasin endale väiksesse märkmikusse mingid asjad, et mida ma võib-olla võistluse ajal peaksin rohkem mõtlema, mingid sellised, et sa saad hakkama ja selliseid nagu motiveerivaid asju ja siis ma võistluse ajal lugesin seda uuesti läbi nagu mitu korda, et ma
ma olen küll proovinud seda, et ma võistluse ajal ka kirjutan, aga minu arust see minu jaoks nii hästi ei toimi. aga siis nagu võistlustelt üldse, et nagu kuidas sa üldse üheks nagu selliseks võistluseks valmistud või selline, kas sul on nagu mingid rituaale või sellist nagu harjumust, mis sul nagu on? Tegelikult ei ole. Ma arvan, et kuidagi kõige parem võistlusteks ettevalmistamine ongi see, et sa tead, et sa andsid endast trennis kõik ja alati on ikkagi ju närv sees, aga kui sa tead, et sa oled trennis endast kõik andnud, oled väljaspool trenni endast kõik andnud, et sa oled nagu selleks võistluseks juba enne valmistunud, siis minu arust on nagu kõik ettevalmistus tehtud. Aga mis on sul kõige lemmikum staadion olnud, kus sa oled võistelnud üldse? No mulle väga meeldis Oregonis maailmameistrivõistlustel see Hayward Field on vist selle nimi. See mulle väga meeldis, aga ma arvan, et see jäi mulle just sellepärast meelde, et see staadion oli rahvast täis ja see meelu oli lihtsalt seal väga, väga hea. Aga samamoodi ka Kaalis võisteldes see staadion oli ka, jäi meelde ka just selle nagu meelu pärast seal. Aga kas siis nagu see ongi selline võistlus, mis on sul kõige rohkem meelde jäänud Oregoni oma? Või on mingi muu, mis on nagu rohkem? Ma arvan, et samas kuidagi võistlus võib-olla, mis mulle võib-olla kõige rohkem korda läks, on just see liimavõistlus sellel aastal, kuna oligi mõnda aega natukene kehvemini läinud ja nüüd, kui ma sain lõpuks jälle medali, siis sa ise tead, kui palju sa oled läbi või mis teekonna sa oled läbi käinud, et lõpuks tagasi tippu jõuda. Aga mis nagu sul aitas seda motivatsiooni nagu uuesti tagasi saada, et nagu uuesti jõuda võistlema ja et veel edasi sporti teha ja mis sind nagu motiveeris üldse? No minu jaoks on, ma arvan, kõige olulisem ikka need inimesed, kes sul ümber on, et sa võid ise olla nii tugev, kui sa vähegi suudad, aga mingi aeg see tugevus saab ikkagi otsa, et siis on inimesi vaja enda kõrvale, et võib-olla sa ise ei saa arugi, et kui suures augus sa oled, enne kui teised seda ütlevad. Aga kui ongi näiteks lähebki võistlustel halvasti ja andsid endast kõik, et nagu kas siis on nagu midagi veel, mida sa saaks nagu ise teha või siis kuidas? Ma arvan, et oluline ongi kuidagi mitte liiga karm endaga olla, et halba võistlusi tuleb ikka ette, et lihtsalt kuidagi natukene enda vastu lahke olla ja kuidagi endale mõista anda, et mõned võistlused lähevadki halvasti ja annadki endast kõik, aga elu on selline. Aga näiteks, kui sul läheb just võistlustel hästi, kas sa teed midagi ka, et nagu nii-öelda tähistada seda või et nagu rõõmustada selle üle? Üks selline nagu traditsioon ikka on kuidagi võib-olla see, et kui just suuremad võistlused lähevad hästi, et siis lähemegi näiteks mingite lähedaste inimestega koos sööma või treeneritega koos või mingite trennikaaslastega, et see on võib-olla siuke tore nagu koosviibimise hetk nagu tähistamine. Aga kus sul nagu välismaal nagu, sa oled ikka päris paljudes kohtades Ameerikas käinud, kus sa oled Kolumbias, Peruus, et mis selline, kas sa oled nagu palju seda kultuuri ka näinud või siis nagu ainult ongi nagu võistlus ja hotell või nagu? Mulle väga meeldib see, et minu treenerite Kersti ja Mehise puhul, et nad ei ütle, et nüüd võistluste ajal sa pead olla ainult hotellis puhka, et me ikkagi käime ka linna peal, käimegi seda kultuuri vaatamas. Näiteks kui Iisraelis oli võistlus, siis me käisime Nutumüüri ääres ja seda vaatamas ja nüüd, kui Liimas oli võistlus, siis me käisime ka seal linnas, vaatasime seda kultuuri, et see on, mulle väga meeldib, kuidas minu treenerid nagu sellega toimetavad. Et siis sa saad öelda, et oled nendest riikides käinud, et oled näinud, näinud riike. Ja mulle tundub ka, et võistlustel on nagu hea korraks ennast välja lülitada, et nagu mitte kogu aeg staadionil ja hotellis ja tundub nagu. Jaa, kindlasti. Hea. Et nagu ongi selline välisvõistlus, nüüd ongi need Peruu ja kõik, ma ei tea, kus sa veel oled käinud, ei jää meelde sellised asjad, aga
kas sulle meeldib pigem selline suur ja ongi välismaal selline suur võistlus või siis ongi kodumaal selline hea, rahulik? Pigem ikkagi, noh, ma arvan, et mulle ikkagi meeldib see nagu melu. Et tavaliselt Eestis kuidagi, ma ei tea, kas siis ei tule nagu nii palju inimesi kohale või noh, võib-olla kui on näiteks Eesti meistrivõistlused, et siis tulevad, aga siis on ka kuidagi eriti nagu ei elata kaasa kõigile, et ma arvan, et siis, kui on jah, sellised nagu tiitlivõistlused ja suuremad võistlused, siis on kuidagi palju rohkem nagu rahvast, et mäletan, et kui ma käisin Hispaanias võistlemas, see oli ka mingi täiesti nagu suvaline võistlus, et seal oli ka staadionil oli päris palju rahvast ikkagi ja kogu see kõrgushüppe nagu ala oli seal nagu täis inimesi, et jah, sellise nagu meluga just mulle meeldib. Aga kas sa siis nagu hindad seda, et Eesti nagu fännid piisavalt ei ole nagu kergejõustikku või noh, niimoodi kõrgushüpet ei hinda või siis nagu teised näiteks nagu Hispaanias sa tõid näiteks? Et nagu kas Eesti fännid ei ole sama kõrgel tasemel? Ma ei ütleks seda, ma olen ikkagi väga tänulik kõigile, kes mind toetavad ja kes vaatavad kergejõustikku ja elavad mulle kaasa, et ma tean ju, et kindlasti kõik ei saa tulla sinna kohale ja ikkagi on inimesi, kes mind toetavad, aga nad lihtsalt ei ole seal, et ma ütleks seda, võib-olla lihtsalt kuidagi meie see Eesti spordikultuur ei ole sarnane nagu teistes maades on. Et sulle pigem meeldib, et elatakse kaasa ja siuke melu käiks, et pigem see nagu... Kuigi ma ise ei ole see, kes võib-olla plaksu küsiks, siis ikkagi on nagu hea näha, kui terve staadion on täis ja kui üle hüppad, siis plaksutatakse, et see nagu ikkagi annab midagi juurde. Või võib-olla lihtsalt Eestis ei ole nii palju inimesi, et igale võistlusele tulla. Aga kas siis sinu jaoks ongi, kuidas sa siis pigem nagu valiksid, kas sa valiks hüppe, kus ei ole plaksu, et oledki nagu kõik on vait, et saad oma asja teha või siis sa lähed selle nagu plaksuga ja meluga? No see ikka oleneb päris palju kuidagi võistlusest ka, ma arvan, ja kuidas ma ise tunnetan seda, et vahepeal on kuidagi kerge panna, et isegi kui keegi plaksutab, et siis sa paned selle nagu kõrvale ja ikka fokusseerid nagu endale või fookus on endal, aga vahepeal on kuidagi, et see plaks on kuidagi nagu segav faktor. Aga kas siis pigem selline viimane katse on nagu plaksuga või vaikuses või selline omale? Viimane katse vist ikkagi on nagu plaksuga. Et kõik välja? Jah. Aga kas sul on olnud ka nagu selline kindel iidol või keegi, keda sa oled nagu järginud, et nagu sportlane või siis üldse spordist väljaspool keegi inimene, kelle moodi tahaks olla või? Mida aeg edasi, seda rohkem ma olen aru saanud, et mul ei ole iidolit, et ma olen kuidagi palju näinud seda, et inimesed kuidagi võtavad näiteks enda iidoleid, just need, kes näiteks sporti teevad nagu kehatüübi järgi või pikkuse järgi, aga ma kuidagi olen aru saanud, et ei ole vahet nagu, kelle sa enda iidoliks võtad, et lõppude lõpuks me oleme kõik erinevad ja mul on enda võim, et ma olen mingites asjades parem, et ma lihtsalt proovin iga päev olla parem, kui ma olin eile. Ehk oled iseenda iidol? Jah, põhimõtteliselt võiks nii öelda. Aga mis sa arvad, kas väike Karmen oleks osanud arvata, et ta on praegu siin, kus ta täna on? Siin või? Jaa. Diivanil. Ma ei teagi, ma arvan, et võib-olla mitte. Ja võib-olla isegi, ma arvan, et võib-olla isegi mitte, et väike Karmen, vaid kuna mul on nii palju olnud kuidagi tõuse ja mõõnu, siis võib-olla mõõna ajal ma ei oleks arvanud, et ma kuidagi tagasi jõuan või nii, jah. Aga kas siis kuidas üldse kõrgushüppe või selline kõrgushüppe karjäär on mõjutanud sinu sellist nagu igapäevaelu ja nii-öelda siis suhteid teistega? Ma olen hästi palju saanud kindlasti tutvuseid ja sõpru spordist. See on väga, mis mulle just nagu esimese asjana meelde tuleb. Aga spordi tegemine kindlasti distsipliini ja aja planeerimist on mulle õpetanud. Et siis pidid ohverdama aega? No jah, natukene ikka, jah. Mida sa üldse niimoodi vabal ajal, et ongi pühapäevane päev, kui trenni ei ole, et mis sa siis teed? No mulle meeldib raamatuid lugeda näiteks. Raamatuid loen vahepeal.
või siis vaatan filmi, et jah, ega muud nagu ei olegi väga. Okei, aga mis on su lemmikraamat või lemmikfilm, mida vaadata? Oota, mida ma hiljuti lugesin inglise keeles lugesin siis Ameerikas The Color Purple ja see oli päris hea raamat, seda ma polnud varem lugenud. Et see on siis, kuidas räägib nagu mustanahalistest inimestest, et see oli päris hea nagu hästi teistsugune vaatenurk ja teistsuguselt kirjutatud, see oli päris meelde jääb. Aga praegu näiteks jõulude ajal, kas sa vaatad jõulufilme ka? Muidugi. No millised näiteks? No üksi nõus 1, 2, 3, 4. Ma ei tea, palju seal on, kõik vaatame ära. Need on väga head. Ja Grinch. Ma eile vaatasin. Ka. Nii, mina tahtsin tegelikult selle kohta küsida, et sa ütlesid, et sulle raamatud nagu praegu väga meeldivad, aga kas nagu väiksena sulle meeldis ka, sest võtta paljudele ei meeldi, et... Ma mäletan, et siis, kui ma koolis, kui ma väiksem olin, siis ma ikka nagu lugesin kõik ära, aga ma ei olnud nagu suurim fänn, aga ma lihtsalt võib-olla kohusetundes kuidagi lugesin kõik ära. Ma mäletan, et kõige ainuke vist raamat, mida ma ei lugenud ära, mida Emps mulle ette luges, oli Kääbik, sest et see oli nii pikk ja minu jaoks nii igav, et ma lihtsalt, ma ei viitsinud või ma ei tahtnud, noh jah. Mis sa annaksid näiteks noorele sportlasele, kes tahab, ütleb, ma hakkan kõrgushüppajaks, mida sa nagu annaksid talle edasi või mida sa soovitaksid talle? Ma arvan, mida ma olen aja jooksul võib-olla õppinud, ongi see, et enda vastu hea ja lahke olla, et sa peadki olema enda parim sõber ja mitte liiga kuri enda vastu olema, et kui lähebki halvasti või kui on kehvem päev trennis või mida iganes, et just seda võib-olla, et iga asi võtabki aega ja ma arvan, et ka enda ümber olevaid inimesi kuidagi teadvustada endale ja neid hinnata, et nad just võib-olla pere või treenerid või trennikaaslased või mingid sõbrad, et nemad tahavad ju ka sulle tegelikult kõike head ja kuulata neid, kui nad mingeid nõuandeid annavad. Aga kas on nagu selliseid asju ka olnud, et on, toome näite, et on mingi kellegi sõbranna sünnipäev ja siis sul on näiteks samal ajal mingi võistlus või mingi trenn, et siis sa sellepärast oled pidanud selle ära jätma nagu selle sünnipäeva siis näiteks, et oled pidanud ohverdama ja olema siis nii-öelda tubli sportlane? Ma isegi ei mäleta, et ma oleks pidanud tegelikult niimoodi ohverdama. Sest ma mäletan, et ükskord, kui ma sain vist enda esimesele TV10 finaalile kõrgushüppes, siis mul oli nagu planeeritud enda sünnipäevapidu täpselt samaks ajaks. Ja siis Kersti lasi mul küll minna enda sünnipäeva peale. Nii et jah, siis ma ei läinud finaali ja järgmisel aastal võitsin. Tohoh. Aga siis sellest TV10-st, et kas sinul on nagu selline tunne, et TV10 siin nagu võib-olla spordile niimoodi väiksena lähemale toonud, et ongi sellised head võistlused, palju nätsu saab või nagu, et tõisid spordile lähemale? Ja ma arvan küll ja just need nagu auhinnad, ma arvan hästi palju aitavad kuidagi väikseid lapsi, et sa ikka, mis mõttes ma teen lihtsalt sporti teha, nagu ei tee ju. TV10 on siuke nagu väikeste olümpia. Ja. Üks siis selline kiire küsimus siia veel vahele, et mitte just kiire, aga kas sa pigem tuleksid, ütleme nii, maailmameistrivõistlustel 1,96 tuleksid esimeseks või jääksid olümpial tulemusega 2 meetrit 4. See on raske küsimus, sest et medal on ikkagi medal, keegi ei saa sult medalit ära võtta. Aga samas 2 meetrit on ka selline müstiline piir. Ja, täpselt. Aga ma arvan, et ma tuleksin maailmameistriks pigem 1,96. Et vaata, see on ka, et ma olen olümpial 4, aga see tulemus, vaata, võib-olla keegi ei räägi sellest nii palju, et ma olen maailmameister ikkagi, see on nagu võib-olla selline suurem tiitel. Täpselt. Aga kui sa siis juunioride maailmameistrivõistlustel võitsid, siis said selle meistritiitli ja esimese koha. Mida sa tundsid
sellel hetkel või kas see jõudis sulle kohe kohale või läks aega ikka, et aru saada, et ma olen nüüd nagu päriselt ka maailmameister? Ma arvan, et see ikkagi tuli ajaga nagu mõne aja pärast ma sain aru, et mis see on või isegi näiteks aasta pärast ma alles sain aru, et mis see on. Et ja alguses eks ma olin ikka väga-väga rõõmus. Ja no võib-olla mõnes mõttes ikkagi sain alguses ka aru, aga see kuidagi tähenduslikum mõte tuli võib-olla nagu hiljem mõne aja pärast. aga kas sa üldse mäletad oma esimest sellist tiitlivõistlust või mis see nagu? Ja ma mäletan, see oli vist 2021 aastal Tallinnas U20 Euroopa meistrivõistlused ja ma mäletan, et ma olin ülinärvis sinna võistlustele minnes, sest et ma ei mäleta, kas see norm oli seal 1,80 või äkki oli 1,80 ja ma olin selle täpselt ühe korra vist üle või midagi sellist oli ja siis ma sain äkki sellele mingi wildcardiga või millega iganes sinna võistlustele. Ja kes ma siis olin hull siuke delulu, siis ma mõtlesin, et ma raudselt pean saama finaali, kuigi ma olin ainult üks kord 1,80 hüpanud, see 85-ga äkki või 84-ga sai tegelikult nagu finaali alles. Ma mõtlesin, et ei, ma raudselt pean saama sinna finaali, ma olen selleks võimeline. Ja mäletan, et kui ma tegin nagu soojendust eelvõistluseks, ma värisesin, sest ma olin nii närvis. Ja see oli veel seal Kadrioru staadioni, ma mäletan, et seal olid veel need mingid jäätünnid või need ja siis jube palav päev oli ka ja siis ma istusin nende jäätünnide kõrval. Mul oli paha olla ja ma mingi värisesin, sest ma olin nii närvis. Ja lõpuks see võistlus läks ka, ma vist hüppasin 74, et pole kõige hullem, aga kui ma nüüd neid hüppeid järgi vaatan, siis päris hull oli ikka. Aga siis sinu jaoks selline võistlusnärv on selline suur asi või pigem on nagu, oligi selline esimene selline suur võistlus, sellepärast oli nii suur närv? No see oli ikka esimene suur võistlus, sellepärast oli väga suur närv. Enam mul, ma arvan, et hooaja esimesed võistlused on ikka see või just esimene võistlus, kus on närv, aga muidu siuke hea närv on, aga mitte sellist värgisemist enam. Aga kas sa sellel hetkel siis tegid ka midagi, et seda närvi alla saada või kas sul praegu on mingi selline asi, mida sa teed, et natuke närvi maandada või? Ma võib-olla proovingi sellist, mis on nagu kasti hingamine, see mingi 4 sekundit. Ruuthingamine? Ja, ruuthingamine, jah, seda näiteks. Aga ma praegu tunnen, et mul ei tule nii suurt ärevus sisse, sest et mul on nagu see kogemus ka juba olemas ja kogemus erinevatel võistlustel. Aga sellel võistlusel ma ei osanud mitte midagi teha. Ma lihtsalt olin seal värisesin, tahtsin oksendada, läksin võistlema. Et väike närv on ikka hea nagu, et ja, kindlasti. See on vist ka halb, kui üldse närvi pole, siis ei ole üldse võistlustunnet ka. Mina tahaks sellise naljaka loo tuua, mis mul sinuga meeles on, mis Kersti on rääkinud. Et sinu olid mingi mitmevõistlus äkki. Ma tea, mida sa räägid. Ja oli 60 meetri, 600 meetrit finaal. Ja sina oksendasid täpselt ennem jooksu ja läksid jooksma. Ja kas sa võitsid ka? Ei. See oli TV10, see minu viimane TV10 võistlusfinaal. Vabariiklik, eks? Ja mäletan, et mul oli jube hästi. Esimesel päeval ma nagu vist juhtisin, kuniks tuli... esimesel päeval oli kuulitõuge või? Vist oli küll. Äkki on, jah. Tuli kuulitõuge. Tõukasin mingi 6 meetrit. Ma ei mäleta, palju ma seal tõukasin. Ja läksin kuskile tahapoole. Lõpuks ma vist jäin 3. Nii et ikkagi läks hästi, aga 600 meetri... ennast jooks mul mustikaid ja siis ma olin seal joone taga, siis tunnen, et oota, nüüd mul nagu tuleb midagi, siis ma oksendasin endal pihku ja siis läksin korraks kõrvale, panin selle maha või tõmbasin käe puhtaks ja siis kõik olid mingi, et kas on korras kõik või? Ma olin mingi ja siis läksin jooksma. Aga siis jooks oli hea või oli selline? Ei, mulle ei meeldi joosta 100 meetrit. Jah. Aga elasin üle, jah. Aga kas sa oled nagu mõelnud, enne kui sa siis hakkasid kõrgushüppajaks, kas sa oled mõelnud nagu, et teha mingeid muid alasid ka, mitmevõistlust näiteks? Ma mäletan, et alguses mulle mitmevõistlus üldse ei meeldinud selle 600 või 800 meetri jooksu pärast, aga Kersti nagu
vist on nii, et igaüks, kes ta trennis on, alguses peab kõike tegema. Ehk siis ma ikkagi nagu tegin seda ja Kersti muudkui nagu lükkas mind, et nagu tee ikka. Ja siis ma tegin, mingi aeg ma siis nagu sain selle vabaduse, et okei, et ma ei pea rohkem tegema. Aga nüüd on nagu imelik, et ise nagu tahaks isegi teha seda mitmevõistlust. Et see 800 meetrit on jah nagu kuidagi alati on suur hirm selle ees, aga ma olen võib-olla natuke rohkem õppinud sellega tegelema, et ma esimesel päeval ei mõtle enam selle peale, et muidu oli kogu aeg ainult see 800 meetrit kuklas. aga mis siis selline teine lemmik südames selline ala on, mis on nagu esimene on, ütleme siis kõrgushüpe, et mis siis oleks selline teine? Ja tegelikult mitmevõistlus, ma arvan, ongi, sest et see on nagu huvitav, et sa teedki just võib-olla see, et 2 päeva sa oled samade inimestega koos, sul on selline kuidagi grupi vaim seal juba, kõik toetavad üksteist ja just, et saab erinevaid alasid ka nagu teha, et tõkkejooksu ja kõrgushüpet, kaugushüpet. Mulle ka mitmevõistlus ikka meeldib. Ma mäletan veel TV10 sellist asja ka, et kas see oli äkki Tartus, ma ei mäleta, mingi etapp oli, ma mäletan Tamme staadionil oli see, kus Kersti ütles, et Kersti ütleb enda õpilastele, et kes hüppab tema rekordi kõrgushüppes üles ja saab talt vist tordi või midagi sellist. Ja siis ma mäletan, et sa said selle tordi pärast. Kas see nagu motiveeris ka või mis tulemus see üldse oli, mis sa pidid hüppama? Ma vist pidin üle 70 hüppama minu arust. Ja oligi, et kui 70 hüppad, siis sa ei saa torti. Aga kui 71 hüppad, siis sa saad tordi. Ja see oli see sama finaalvõistlus, kus ma oksendasin. ja ma hüppasin 74 seal. Mul on veel üks pilt, kus ma olen selle just üle hüppanud ja siis taga on Kersti ja Margit. Nad rõõmustavad mingi niimoodi. Et ja, see ikka täiega tegelikult motiveeris, et ma seda torti saaks endale. Ja see oli väga maitsev tort ka. Ma sain juba järgmine päev selle tordi. Aha, mis tort oli? See on mingi kohupima tort marjadega, mul on pilt ka sellest. Me vist Liisuga peame veel harjutama, et torti saada. See on väga hea. Aga minu arust Kersti küsis ka, mis torti ma tahan. Nii et... Aga praegu, sa ju lõpetasid gümnaasiumi ja nüüd sa läksid USA-sse Missouri ülikooli õppima. Kuidas sa üldse nagu sattusid sinna või kust sul tuli üldse mõte, et tahaks hoopis minna USA-sse õppima? No juba siis, kui ma hakkasin selliseid paremaid tulemusi nagu näitama, siis tavaliselt hakatakse kirjutama Instagramis või kus iganes inimestel nagu võib-olla sulle ka. et need nimed on vist nagu skaudid, et nad kirjutavad ja kutsuvad sind ülikoolidesse, nii et sealt võib-olla juba tuli mingi kerge mõte, et võiks nagu minna. Ja siis ma ei teagi täpselt, kust see mõte tuli, aga mõtlesin, nagu võiks minna. Ja mul oligi siis üks nagu inimene, kelle kaudu ma nende ülikoolidega suhtlesin, et ma ise ei peaks nagu otsima neid. Ja tema otsis mulle välja siis päris mitu ülikooli ja sealhulgas ka see Missouri ülikool. Ja sealne treener mulle just kuidagi tundus kõige sümpaatsem ja tema see treeningmeetod ja ta üldse nagu inimesena ja sealne see treeninggrupp. Et selle järgi ma nagu valisingi. Aga mis sa üldse nagu koolis õppisid ja kuidas sa valisid selle, mida õppida? Ma õpin psühholoogiat. Aga kas, kui kiiresti sul see otsus tuli, et nüüd ma pakin oma asjad ja nüüd ma lähen? Et kas sa nagu läks sellega pigem kaua, et nagu ei teadnud, kas minna või mida seal ees ootab või oli nagu kindel, et jaa, ei, ma lähen? No mul oli pigem ikkagi läks kauem aega sellega, et ma nagu tahtsin, aga samas Eesti on ka nagu olemas ja see Eesti on nagu hea mugav, kõik on siin nagu olemas, aga USA-s oli ka, et nagu uued tuuled ja samas seal on kõik ju, mina olen scholarshipi peal, et kõik ju makstakse kinni. Et see oli nagu ka siuke kutsuv ja kuidagi mäletan, ma tegin veel plusside ja miinuste mingi tabel. Klassika. Aga mis oli selline kõige suurem hirm, mida sa kartsid üldse sellise USA kogemuse juures? Ma võib-olla kartsin
seda, et kuidagi need treeningud on mingid nagu liiga rasked või kuidagi, ma ei tea, et mulle ei sobi. Et samas ma nagu väga, ma ei mäletagi, et ma midagi kartsin, mõtlesin, et noh, proovin välja. Suva. Jah, et kui ei toimi, siis tulen tagasi. Aga kuidas sul seal need nagu trennid üldse üles ehitatud on või jah, kuidas sul näeb välja üks päev näiteks USA-s? No võtame siis näiteks esmaspäeva, siis on mul tavaliselt, noh, ma käin ju koolis ka, siis on mul tavaliselt hommikuti on jõusaalis siis trenn, teeme seal mingeid asju, siis ma käin hommikus söömas selles samas hoones, seal on see söökla, käin seal hommikus söömas, seal on ka nagu kõik on kinni makstud, ma ei pea ise midagi ostma, ütlen lihtsalt enda selle mingi tudengi mingi ID ja siis lähen kooli, siis teen enda tunnid ära, siis tavaliselt lähen söön jälle lõunat, siis saan natukene puhata ja siis õhtul või noh, pärast lõunal umbes 3 aega on jälle uuesti trenn. Jah. Ja siis peale seda lähen jälle sööma ja lähen koju. Aga kui sina oled selle scholarship'i peal, ütleme nii, siis kas teised, kes ei ole, siis peavad nagu maksma söögi eest või kuidas neil see nagu on? Sportlastel on eraldi, kõik sportlased, kes seal on vist, ei, ma pole kindel ka, vist osad peavad jah maksma, aga sportlastel on eraldi söökla, et teistel, kes lihtsalt on selles koolis tudengid, nemad vist, ma ei teagi, kas neil üldse on nagu söökla, ma tean, et neil on erinevad need mingid seal on see mingi student center, kus on erinevad need söögikohad, näiteks mingi Panda Express ja mingid siuksed asjad, et nad vist käivad enamasti seal söömas. Aga mis siis on nagu USA trenni ja sellise Eesti trenni kõige suurem selline erinevus? Ma just kuidagi märkasin, et võib-olla see koormus on hästi suur seal, sest ma märkasin, et ma hästi või noh, kui ma olin Eestis, siis noh, meil oli ka laupäeval trenn ja siis ma noh, olin nagu täitsa elasin, on ju, peale trenni olin nagu eluvaim on sees ja sain nagu muid asju ka teha, lähen suusatama või mida iganes. Aga USA-s mäletan, et ma noh, neljapäev oli juba siuke, et ma olen nagu noh, surnud täitsa ja siis reedel mõtled, et issand jumal, 2 trenni on veel. Neljapäev või laupäeval meil enam trenni ei olnud, aga laupäev ja pühapäev oled sa seal juba nii väsinud, et sa lihtsalt magad terve päev, lihtsalt noh, teed enda õppimised ära ja väga nagu midagi teha ei jõuagi või ei taha, sest et sa oled nagu nii väsinud. Et see kuidagi koormus ja nagu väsimus, ma seda just märkasin, et on nagu väga teistsugune. Kui kaua sul seal nagu trennid kestavad umbes? No see on sarnane nagu siin, et mingid 1,5 tundi või 2 tundi, aga seal on jah, et esmaspäev, kolmapäev ja reede on 2 trenni ja neljapäev ja teisipäev on siis ainult 1 trenn. Aga kas teil on nagu mingi kindel selline süsteem ka või nagu rutiin, et näiteks esmaspäev on mingisugune jõutrenn on näiteks hommikul või kuidas teil need jaotatud on seal? Ja meil on jah, kõik hommikutrennid ongi jõusaalis ja neljapäev, teisipäev me hüppasime siis kõrgust, oli nagu tehnikatrenn ja teisel päevadel tegime siis mingeid üldiseid asju. Aga kas seal on nagu näiteks Eestis, kui sa käisid trennis või siis nagu USA-s teed trenni, kas nagu mingitel, kas on nagu samu harjutusi ka või on nagu kõik erinev või on kõik sama või kuidas see? No ikkagi oli samu harjutusi ka, aga seal oli päris palju nagu uusi harjutusi ja kuidagi sama põhimõte, aga kuidagi natukene muudetud. Aga ma natuke kalduks kõrval, sa mainisid suusatamist, et kas sul siis on selline, kui on vaba päev, näiteks ongi pühapäev, et kas siis meeldib käia suusatamas või kas sulle meeldib veel mingit sellist teist spordiala harrastada? No Eestis küll ja USA-s ei, noh, kus mina olen Kolumbias, seal ei olnud maas, ma ei saa seal midagi teha. No, ma ei jõuaks ka, aga siin küll jah, Eestis mulle väga uisutada ja suusatada meeldib. Aga kas USA-s sa õpid psühholoogiat? Kas sul on iga päev tunnid või kuidas sul nende tundidega nagu on kooliga? Praegusel semestril ei ole või noh, ei olnud, tähendab, nüüd on see semester läbi, et mul oli
esmaspäev või no tegelikult esmaspäevast neljapäevani, aga järgmine semester peaks olema kõik tunnid või kõik päevad tegelikult täis. Et jah, me saame seal tegelikult ise või no mis just USA puhul võib-olla on hea, et sa teed nagu spordi järgi endal tunniplaani, et Eestis teed sporti tunniplaani järgi. aga siis selline, noh, sa õppisid psühholoogiat, aga siis sellist hirmu ei olnud, et äkki on nagu hästi raske õppida inglise keeles nii-öelda? No väga mitte, ma kuidagi olin teadlik sellest, et USA-s üldiselt õppimine on palju lihtsam kui Eestis. Ma võib-olla nagu kartsin seda, et äkki on mingid spetsiifilised terminid, et näiteks kui matemaatikat õppida, mul õnneks matemaatikatundi veel ei olnud, et kui matemaatikat õppida, et siis võib-olla on ju nagu täiesti teised terminid, et siis äkki nagu ma jään hätta või midagi sellist. aga kas see oli siis ka nagu hirm, et nojah, sa ikkagi oskad ju päris hästi inglise keelt, aga nagu, et sinna minnes, kas sa seda natuke kartsid, et äkki ma ei oska ikka ennast kuidagi nagu väljendada või midagi kindlalt öelda või kuidas sellega oli? No kui ma oleks paar aastat tagasi läinud USA-sse, siis ma oleks küll seda kartnud, aga tänu sellele, et ma olen päris palju välismaal reisinud ja nende inimestega nagu välismaalt suhelnud, siis ma olen kuidagi õppinud, et noh, vahepeal ei tulegi sõnu ja siis võtad Google Translate'i ja kirjutad selle sõna sisse, siis kasutad seda, aga noh, tegelikult nagu väga ei olnud mingit hirmu, et noh, kui ei tule mingit sõna, siis ma ei tea, teed kehakeelt. aga kas sul on siis seal juhtunud ka nagu mingeid siukseid naljakamaid hetki näiteks, ma ei tea, ongi? Jah, on. Nonii, räägi. No nii, üks kord oli niimoodi, et ma olin sööklas ja ühel minu sõbral siis, tal hakkas ninast verd jooksma ja ma küsisin talt inglise keeles, are you okay? Ja siis noh, ta nagu istus teises lauas ja siis tema ja kõik sõbrad hakkasid naerma selle peale. Ma olin mingi, et okei, et miks ta nagu naerab. Läksin enda laua juurde tagasi, rääkisin enda sõpradele sellest ja siis nad ütlesid, et äkki see oli su aktsent, et äkki nad kuulsid, are you gay? Ja siis tuligi välja, et see oli see, siis ma läksin selle sõbra juurde tagasi, kellelt ma seda küsisin, ütles, et ma tegelikult küsisin, are you okay? Nii et jah. Oh jumal. Et kui kaua sa oled üldse praeguseks hetkeks seal nagu nii-öelda olnud? Septembris läksin. Et siis mingi 4 kuud. Et mis sa oled siis selle 4 kuu jooksul praeguseks hetkeks õppinud? Selline mitte nagu akadeemiliselt õppinud, vaid niimoodi nagu omale niimoodi õppinud. No. Võib-olla kuidagi seda enda ees seismist näiteks või just, et keegi ei tee sinu eest mingeid asju ära, et sa pead nagu ise seda tegema, et võib-olla see nagu treenerite kuidagi erinevus ka, et Eestis võib-olla need treenerid, kellega sa oled harjunud, nemad ütlevad, et tee nagu mingeid, ma ei tea, venita või lihtsalt nagu näiteks, ma ei tea, venita on ja või tee neid harjutusi, et sul see koht ei valutaks, et ja siis sa teed, aga kui seal keegi nagu sulle midagi ei ütle, et siis sa ei tee neid, et sa pead kuidagi ise ennast hakkama sundima ja ise endale meelde tuletama, et seal ei ole nagu kedagi, kes sind niimoodi sunniks, et tee neid asju. Okei, et nagu kedagi ei ole, kes sunniks, aga samas teiselt poolt, kas seal on nagu keegi, kes on selline lähedasem või kellele nagu kurta mingist murest või kelle poole pöörduda, kui ongi mingi mure näiteks? Ma sain küll seal ja enda paari trennikaaslasega päris headeks sõpradeks, aga ongi kuidagi, et siin ma olen ju enda päris sõpru nii-öelda või neid nagu algseid sõpru ikkagi nii mitu aastat rohkem tundnud, et on kuidagi ikkagi parem side ja oled kuidagi vabam ja seal paar korda oli ka, et kuidagi võib-olla ütled nagu midagi enda arust, et nalja, aga keegi nagu solvub, aga kui Eestis oleksid seda enda sõbrale öelnud, siis tema ei solvuks selle pealt, võib-olla see on selline kultuuriline erinevus ka. Aga teil seal teil on seal enda treeninggrupp, on ju? Kas teil on seal kõik nagu sama vanused või mis vanustes teil seal üldse need sportlased veel on? Meil on ikkagi päris, USA-s need treeninggrupid nagu vahetuvad, et meil
meil on mõned, kes on näiteks 4 aastat seal olnud, mõned, kes noh, nagu mina ja üks teine tüdruk, kes on minust siis aasta noorem, tulime nagu nüüd koos ja et see on jah nagu erinev, et noh, seal on ju, sa saad USA-s nagu ülikooli vahetada ka, et siis näiteks minu sõbranna Kristi, kes ka kõrgust hüppab, tema ka oli muidu Floridas, aga siis ta tuli ka sellel aastal, aga ta on minust 4 aastat vanem. Et siis meil on jah nagu erinevad vanused seal. Aga siis teil nagu treeninggrupis olid nagu ainus välismaalane, et nagu teised olid ameeriklased või? Ei, meil olid 2 prantslast olid, siis Kristi on Lõuna-Aafrika Vabariigist ja see minust aasta noorem kõrgushüppaja on Kanadast. Nii et meil on jah siuke internatsionaalne grupp. Aga seal oli selline nagu teistega suhtlemine selline normaalne või noh, selline treeninggrupis, et nagu et noh, võib-olla meil vaata saavad nagu kõik hästi läbi või see oli selline nagu, et kadetsemine või noh, mitte just kadetsemine, vaid selline. Ma ütleks, et nagu mulle väga see treeninggrupp meeldib, et nad on hästi toetavad. Mis mulle võib-olla meeldib või kuidagi meeldib on see, et kui noh, meil on iga 3 nädala tagant on nagu testimine, et teeme mingeid jõuasju või koha pealt kaugust või mingeid selliseid asju, et siis hästi nagu elatakse üksteisele kaasa, et näiteks kui on mingi rinnalavõtt ja keegi kuidagi nagu on siin niimoodi punnitab ülespoole, on ju, siis teised nagu hästi elavad kaasa ja teevad nagu häält, et see on nagu jah, mis mulle meeldib. Aga kuidas sa üldse nagu no sa rääkisid, et sul oli üks nagu inimene, kes siis nagu aitas sul valida neid ülikoole, nii, aga sa lõpuks valisid ikkagi ise selle nagu, kuhu sa lähed. Et mille järgi sa just nagu selle valisid, kas või noh, jah, mille järgi sa valisid selle? Ma valisingi just selle treeneri järgi võib-olla. Alguses ma mõtlesin küll, et kui ma nagu lähen USA-sse, et siis ma valin mingi soojama koha, aga lõpuks ma jah ikkagi valisin selle treeneri järgi, et kes mul seal nagu treeninggrupis on noh, seda ka, et kas mul on ikkagi nagu kõik kulud kaetud, et kas ma ikka saan scholarshipi ja võib-olla need tingimused ka seal, et nagu kus ma elan või milline see sisehall on või kas on üldse sisehall, et nagu selle järgi ka. Et sa mainisid ilma, et kui nagu külmaks seal läks talvel näiteks? Ma ütleks, et seal on suvi on näiteks soojem kui Eestis, aga talv on noh, natuke sarnane Eestile, aga ikkagi ka nagu noh, soojem, et nagu lund seal tavaliselt tegelikult ei saa. Et selline natuke lörtsi nagu või selline märg lihtsalt. Aga seal USA-s olles, kas sa nagu tunned, no kuidas sul oli, kui sa näiteks alguses läksid sinna, kas sul alguses oli nagu kohe hea meel või kas tulid nagu mingeid lööke ka, tagasilööke? Alguses oli küll hästi, ma mäletan nädal või ma arvan, et jah, nädal oli niimoodi, et ma olin nagu 7. taevas, et kõik oli hästi uus ja kõik olid nii toredad ja noh, siis esimene nädal ma trenni ka ei teinud, sest ma tulin võistlused, et siis oli nagu perfektne veel lihtsalt elasin seal oma elu, käisin mingi trenne vaatamas ja värki, et see oli nagu noh, täiega nautisin ja siis ma mäletan, ma olin hästi õnnelik ja siis mul oli aega nagu inimestele helistada ka kodus, et enda sõpradele helistasin ja perele ja vanavanematele, siis ma täiega nagu nautisin seda. Aga mäletan siis natuke aja pärast, kui nagu trennid algasid, meil olid esimesed trennid liiva peal ja kui ma midagi vihkan maailmas, siis see on liivatrennid. Sest need on lihtsalt nii rasked minu jaoks ja mulle nagu seal veel oli niimoodi, et nad eriti ei puhka, nad nagu teevad kohe asju otsa, aga ma olen Eestis harjunud, et ma saan nagu enda selle puhkuse ikkagi ära puhata, kui ei ole just mingi, ma ei tea, kus on mingi lõigud, eks ole. Ja mäletan, mul oli nii raske ja ma iga kord mõtlesin, et ma ei taha lihtsalt sinna trenni minna, sest ma jälle lihtsalt suren seal ära. Et see oli, ma mäletan, nagu mul tagasilöök, aga siis ma rääkisin treeneriga natuke ja siis oli nagu ta natukene kohenduseid minu järgi, et jah. Aga siis sa räägid sellest nagu, et kõik maksti kinni põhimõtteliselt. Aga mis oli see osa, et nagu, mis sa pidid ise maksma või nagu oligi, kas oli nagu oma lõbu või selline nagu?
No tegelikult ei olnudki midagi, mida pidid ise maksma, et seal oli kogu selle scholarship'i sees on see kooli maksumus, see mingi tuition või mis iganes see on. Noh, nagu üür, mis mul oli seal väljaspool seda ülikooli linnakut, siis toitu saab sealt sööklas, selle eest, see on ka nagu makstud, et põhimõtteliselt mul jäi nagu veel mingit taskuraha ka, et endale. Et siis selle kõige sees oli ka nagu taskuraha endale? Jah. Okay. Aga kuidas su treener on, kas ta on toetav või kas ta on selline, kellele saab näiteks öelda, kui on näiteks ei jaksagi või on kuskilt valus või midagi? Kuidas su treener on? Ma ütleks, et täitsa tore või selline nagu treener ikka, et ma ütleks, et igal treeneril on endal mingid või igal treeneril on mingid nõrgad kohad või mingid miinused, aga ma ütleks ikkagi, et temaga saab nagu ausalt ja kuidagi otse rääkida ja ta kuulab ja mulle tundub, et ta nagu teab ka, mida ta teeb. Et see on jah, tore. Aga kas selle USA-sse minekuga oli sul nagu mingeid siukseid asju ka, et näiteks kohale minnes sa olid mõelnud, et mingid asjad on nii, aga siis jõuad sinna, siis tegelikult on hoopis kuidagi teistmoodi. Päris vist nii ei olnud. Ma arvan, et ma nagu ei olnud eriti mõelnud, et milline see võiks nagu seal olla või mingi kujutlus ehk ikka oli, aga ma üldse ei teadnud, et milline see ülikooli linnak seal on, et see oli mulle nagu väga uus. Jah, väga vist ei olnudki. Võib-olla see toidukultuur, et ma teadsin, et see on seal nagu halb, aga mitte et nii halb. Nii et jah. Aga kas siis selline, see ühikas, elasid ühikas, eks? Põhimõtteliselt. Või mitte päris ühikas. Ikkagi jah, teistega koos. Jah, aga kuidas seal nagu, kas sa said ise endale toa kaasas valida või teil lihtsalt pandi suvakaga kokku? Me pidime enne täitma ühe nagu avalduse ja me saime sinna ka panna kirja, et keda me nagu sooviksime, kui seal on mingi inimene. Mina olin 4. toas, ehk siis mul oligi see üks trennikaaslane oli koos minuga, aga teised olid suvalised. Temad pandi suvaliselt. Aga kas te saite muidu hästi läbi nagu toas? Ja ma ütleks küll, need teised ei olnud sportlased, seega vahepeal oli ikka, et nemad olid hilja õhtul üleval ja on lärm, et siis väga ei saa magada, aga enamus ajast on ikkagi normaalne. Aga kas sinu treener nagu pani teile ka paika mingid kindlad nagu nii-öelda reeglid või asjad, et näiteks lähete mingi sellel kellaajal magama või ma ei tea, mingid siukseid asju? Ei, ma ütleks, et see treener on kuidagi hästi niimoodi, et trennis ta ütleb on ju ette sulle, mis sa pead tegema, aga ta eeldab, et väljaspool trenni sa kuidagi oled iseseisev ja hästi distsiplineeritud ja kuidagi tead, et mida sa teed, et ta nagu eriti ei sekku sellesse, et mis väljaspool trenni toimub. Aga sa rääkisid, et see USA nagu toidukultuur on selline nagu teistmoodi või võib-olla jah, aga kas seda nagu nii-öelda tervislikku toitu või kas seda on seal nagu raske siis saada või kas seda seal ikka on? Eks seda ikka on. Aga ma ütleks, et võib-olla ma ise oleks võinud ka natuke rohkem kuidagi panustada sellesse, et mul on ju köök seal olemas, et ma saaks ise teha süüa, aga samas kui sul on ikkagi pikk päev olnud 2 trenni päevas pluss veel kool, siis eriti ei jõua nagu peale trenni veel hakata süüa tegema. Et siis seal sööklas on meil küll nagu tehtud söök valmis, et ta ei ole nagu halb, aga ta on ikkagi kuidagi sellest toituvad ju kõik, ma ei tea, maadlejad ja jalgpallurid ja Ameerika jalgpallurid, et see ei ole nagu spetsiaalselt kõrgushüppajale tehtud, et siis pead nagu ise natukene valivam olema, aga et tervislikult toituda on seal võib-olla nagu kallim just, kuidagi poes on need tervislikumad asjad on kallid.
et minu arust Eestis on pigem nagu tervislik olla, on nagu pigem odavam ju või? Ma ei tea, kas just odavam, aga Noh. ta ei ole niivõrd kallim, jah. ja selles mõttes, et Kõik on nagu niikuinii kallis. no jah, aga kas siis seal oli rohkem nagu see nagu söök oligi, mis nagu tehtud, või kas see oli selline nagu, kas seal oli sellist nagu, ongi köögiviljavalikut ja puuviljavalikut või seal oli ka ainult mingi burgerid näiteks, ma ei tea. No meil on selline, et seal on, sa saad ka võtta burgerit, aga seal on tavaliselt nagu koolisöögatus on mingi valmis, et saad võtta, seal näiteks on mingid meil oli mingi bataati vist isegi mingi kord seal ja mingid või pastad, siis on mingi valguallikas seal ja tavaliselt saad nagu salatit ise teha, et salatit seal nagu valmis tehtud alati ei ole, aga meil on, see on nagu mingi ala, kus on mingid köögiviljad ja salatilised asjad, et siis saad endale ise need nagu kokku teha. no midagi ikka on. No midagi on, jah. Aga siis me ikkagi selle kooli kohta, et seal on nagu kõik on, nii palju kui ma olen aru saanud, et kõik on nagu koos umbes. Et kui nagu hea see oli, et sul ongi, ma ei tea, suur jõusaal, suur staadion, kõik on nagu koos. No selles mõttes oli küll hea, et ma, kuna minul seal autot ei ole, siis ma kujutan ette, et autoga oleks nagu eriti mugav seal, et võib-olla näiteks trenni ja kooli vahel saad veel korraks puhata kodus. Aga no muidu küll, et kuna seal olid kõik asjad koos, siis oli hea liikuda seal, et Eestis nagu väga ei ole, nii et seal ongi just selle jaoks need kokku pandud, et sportlastel oleks nagu mugav, et see kindlasti on nagu midagi, mingi suur pluss nagu USA juures. Aga kuidas teil seal seda vaba aega oli, kas teil oli nagu teil oli ju hommikul oli trenn, siis sa rääkisid enda sellest rutiinist, aga kas see nagu iga päev oli nii rutiinne või siis oli ikkagi mingit nagu vaba aega ka, kus said lihtsalt nagu käia kuskil, vaadata ringi või pigem sellist asja ei olnud? Ei ole? Nädalavahetusel on vaba aega, aga nagu ma ütlesingi, siis mina vähemalt olin ikkagi päris väsinud sellest trennist, et ma eriti ei jõudnud nagu kuskile minna või pigem eelistasin nagu kodus olla. Aga ja nädalavahetus ongi täitsa vaba, et siis põhimõtteliselt saaks midagi teha, aga nädala sees väga ei jõua midagi, sest et siis on küll kogu aeg trennid ja mõtled, et kuidas trenni jõuaks ja kui palju enne süüa, et oled juba kõik ära seedinud trenni jaoks, et kõik ikkagi ringad trenni ümber. Küsiks veel selle kohta, et kas siis nagu teil oli seal liiklemiseks mingid nagu bussid või nagu, mis seal nagu oli? Meil oli jah, läks sellest enda ühika juures buss ülikooli linnakusse, et iga 15 minuti tagant. Aga nüüd, kui sa mõtled, mis sa oled näiteks praeguseks siiamaani selle USA-s olemisega nagu kõige rohkem õppinud või mis see sulle on nagu andnud siiamaani? Ma arvangi, et võib-olla seda iseseisvust, et sa peadki ise kuidagi mõtlema, et mis on sinu jaoks kõige parem, ise kõik enda jaoks ära tegema, et kedagi ei ole, kes sind tagant utsitaks. Et ei ole ema, kes paneb sulle riided kokku ja sokid kotti. Täpselt. Okay. Aga siis praegu vaata, meil on niimoodi, et võistlusi, vähemasti meil Liisuga nagu veel tulevad, vaata. Aga kas teil oli ka nagu sellised nagu mingid võistlused või kuidas seal nagu selle võistluse pool oli, et nagu kui oled seal, kas seal oli võistlusi või? No seal praegu mul ei olnud võistlusi, aga seal on ka sisehooaeg ja välishooaeg, et seal on nagu ülikooli eest pead päris palju rohkem võistlema ja suvel siis ei ole üldse nagu võistlusi, et seal ongi kuidagi nagu hästi nagu kompaktseks nagu tõmmatud, et jaanuarist algab ja põhimõtteliselt juunis lõpeb, et selle sees on kõik sisse sise- ja välishooaeg. Aga nüüd, kui keegi teine näiteks tahaks minna, siis mis sa nagu talle soovitaksid kohe? Võib-olla seda, et kui ta just nagu kahtleb, et siis mitte selle pärast koju jääda, et ta nagu kardab. Et jah, et see on pigem annab nagu juurde kogemust, kui ta läheb, et alati võib ju ära proovida ja saab alati tagasi tulla, kui ei sobi, et see ei ole nagu mingi vangla, et sa sinna jääd. Aga kui sa näiteks praegu ei teeks sporti, siis kus sa ennast näeksid või millega sa tegeleksid üldse? Ma ausalt öeldes ei teagi, ma arvan, et
võib-olla noh, samas ma olen nii palju sotsiaalmeediaga tegelenud seal just spordi pärast, et ma ei tea, kas ma oleks sinna jõudnud, aga ma tean, et mingi aeg ma väga tahtsin sotsiaalmeediaga tegelenud, nii et võib-olla sellega. no mina tegin ka väiksena YouTube'i videosi, nii et nagu Võib-olla ma oleks YouTuber. no ma arvan, et nüüd me oleme siin päris pikalt juba jutustanud, et ma arvan, et tõmbame vaiksed otsad kokku. Nii et aitäh sulle, Karmen, et sa tulid. Aitäh teile kutsumast. Meil oli väga tore, on ju? ja meil oli väga tore. Ole ikka sama tubli edasi ikka, jah. Proovin. Jah, aitäh ja edu sulle! Aitäh teile ka.